Aitäh! Tere hommikust kõigile! Austatud ja lugupeetud Riksdagi liikmed, daamid ja härrad. Seisan täna teie ees mitte selleks, et rääkida poliitilistest abstraktsioonidest või diplomaatilistest viisakustest. Seisan siin teie ees, et rääkida ühest rahvast, suurest, iidsest ja uhkest rahvast, kes võitleb oma vabaduse eest surmava hinnaga. See, mis praegu toimub kogu Iraanis, ei ole lihtsalt tavaline poliitiline vaidlus. See ei ole lihtsalt vaidlus fraktsioonide vahel poliitilises süsteemis. Tegemist on millegi palju sügavama ja fundamentaalsemaga, tõelise ja ajaloolise rahvusliku arve deklaarimisega ühe tsivilisatsiooni ja äärmiselt halastamatu režiimi vahel, mis selle okupeeris. Peaaegu terve poole sajandi jooksul. Alates oma loomisest pole Islamivabariik käitunud nagu tavaline riik teiste riikide seas. See on tegutsenud revolutsioonilise ettevõtmisena, eksportides piirkondlikku ebastabiilsust oma liitlaste kaudu, õõnestades naabrite suveräänsust ja õhutades konflikte. Bagdadist Beirutini, Sanast Damaskusseeni ning arendades oma tuumaambitsioone tiheda eituse loori all. See ei ole otsinud kohta rahvaste kogukonnas. Ta on aktiivselt püüdnud seda kogukonda täielikult destabiliseerida. Siiski on praegu Iraanis toimunud midagi pöördumatut. Võitlus minu riigis täna ei käi reformistide ja kõva käe pooldajate vahel, vaid okupatsiooni ja vabanemise vahel. See on võitlus rahva hinge pärast. See, mille tunnistajaks me oleme, ei ole mööduv protesti liikumine. See on põlvkondade ülestõus, kõige sügavam ülestõus Iraanis alates 1979 aastast. 79. Ühendades töötajaid ja üliõpilasi, naisi ja vähemusi, erinevaid vabakutselisi ja loomeinimesi, tunnustatud luuletajaid. Ja jah, isegi elemendid riigi enda bürokraatlikus aparaadis. Koos andsid nad oma lõpliku otsuse. See praegune poliitiline režiim on lõplikult kaotanud kogu oma legitiimsuse. Tegelikult on see mäss 1979 aasta revolutsiooni enda vastu. 1979 Kui legitiimsus sureb, hakkab kehtestatud võim murenema. Režiim mõistab seda olukorda väga hästi. Ja just sellepärast vaigistabki ta hääli. Lülitab interneti välja ja pöörab oma relvad kodanike vastu, kes on täiesti relvitud. Ja hind on olnud laastav, see on hind, mille tunnistajaks peab olema see auväärne kogu. Mehi ja naisi tapetakse tänavatel ja nende kodudes. Ühe nädalaga on tapetud üle 40 000 iraanlase. Režiimi agendid jälitasid haiglates vigastatud meeleavaldajaid ja hukkasid nad külmavereliselt. Laibad korjati kokku prügiveokitega. Peretsunniti otsima tundmatute surnukehade kottide ridadest. 40 000. See number on peaaegu liiga suur, et sellest aru saada, liiga abstraktne. See võimaldab paljudel välismaailmas näha seda lihtsalt kui statistikat. Lubage mul siis rääkida teile mõned nende nimed ja lood. Võtame näiteks Hamid Mahtavi loo, 30-aastane tuletõrjuja Mashhadist, kes veetis oma viimased hetked vigastatud meeleavaldajaid turvalisse kohta kandes. Ta lasti režiimi repressiivjõudude poolt maha lihtsalt selle eest, et ta päästis elusid. Mõtle sina Kasemi peale, kes oli 22-aastane. Ta oli oma viimasel semestril inseneriteaduskonnas. Tal oli eluaegne kirg muusika ja tehnoloogia vastu. Ta otsustas võidelda oma ja oma rahva väärikuse eest. Ta vaatas tulevikku.
Julgeolekujõud tulistasid talle kuklasse. Butšeris lasti rahumeelsel meeleavaldusel maha õde Mansoure Heidari ja tema abikaasa õpetaja Behrouz Mansoure kõrvuti seistes. Nad jätsid endast maha 2 väikest, 8 ja 10 aastast last, perekonna, mis hävitati vabadusest unistamise pärast. Negin Kadimi, 28-aastane biotehnoloogia üliõpilane, läks protestima, hoolimata oma isa palvetest. Surmavalt haavatuna suri ta tema käte vahel, sosistades: "Isa, ma põlen." Helge tulevik rööviti üheainsa õuduse ööga. Aga õudus ei ole veel lõppenud. See jätkub iga päev. Juurdepääs ülemaailmsele arvutivõrgule on endiselt täielikult blokeeritud. Ja samal ajal, kui Iraani rahvas on maailmast ära lõivatud, jätkab režiim vägivaldset tapmist. Täna räägivad meediaväljaanded relvarahust. Millisest relvarahust jutt käib? Islami Vabariigi sõjas Iraani rahva vastu ei ole olnud mingit relvarahu. Kontrollpunktid, mis on peaaegu igal tänaval, režiimi käsilased ja nende sisse toodud terroristid ahistavad, peksavad ja tapavad süütuid iraanlasi. Neile, kes protesteerivad sõja ja selle kulude vastu, see on see sõda, millest te peaksite rääkima. Islami Vabariigi sõda minu kaasmaalaste vastu. See sõda kestab iga päev edasi, kaugel teie lääne ajalehtede esikülgedest ja teie teletootjate mõtetest. Aga nad ei ole minu mõtetest kaugel. Minu vaprad kaasmaalased jätkavad vastupanu. Paljud seisavad endiselt püsti, kehad murtud, kuid tahtejõud murdmatu. Nad eelistavad pigem surra püsti, kui elada põlvili. Ja mina samuti. Churchill mõistis sellist rahvast, kui ta ütles: rahvad ei sure siis, kui nende sõdurid langevad. Nad suhevad alles siis, kui nende vaim alistub. Ma olen siin, et öelda, Iraani vaim ei ole alistunud ega tee seda kunagi. Vaatamata jõhkrusele on Islami Vabariik täna kokkuvarisemisele lähemal kui kunagi varem. Ühelgi hetkel alates 1979. aastast. Ja üks fakt on nüüd vaieldamatu. Iraani rahvas ei aktsepteeri kunagi selle režiimi ümberkujundatud versiooni. Liiga palju verd on juba valatud. Liiga palju haudu on juba kaevatud. Nõudmine ei ole leebema vangivalvuri järele. Nõudmine on vabaduse järele. Nendel sündmustel on sõjaline mõõde, mida see kogu jälgib tähelepanelikult ja ma ei kavatse teeselda vastupidist. Aga ma ütlen teile, ükskõik mis suunas sõjaline operatsioon liigub, mis praegu on pausil, kas see kiirendab Islami Vabariigi langust või lihtsalt süvendab selles sisemisi lõhesid, Iraani revolutsiooni lõpptulemust ei määra ükski väline jõud. Selle määravad Iraani rahva enda käed. Lõvi ja päikese revolutsioon, ülestõus, mille Iraani rahvas alustas jaanuaris oma enda vere ja julgusega. Seda ei saa kunagi katkestada ega kustutada ühegi režiimi kalkulatsiooni, diplomaatilise manöövri ega ühegi sõjalise tulemusega. Rahvas oli see, kes astus esimese sammu ja rahvas on see, kes viib selle lõpule. Kui sõjaline operatsioon surub Islami Vabariigi ajaloolisse kuristikku, kuhu ta kuulub, siis oleme meie seal, valmis, organiseeritud ja otsustanud üles ehitada selle, mis tuleb pärast seda. Ja kui režiim elab vahetu tormi üle, jätkame revolutsiooni seni, kuni see on lõpule viidud. Meie alustasime seda teekonda, meie viime selle lõpuni. Ajalugu ei jätnud meile lihtsalt muud valikut. Kui ma vaatan Euroopat, näen ma kahetist suhtumist.
ja pidevat suutmatust mõista Iraani tänavate tegelikkust. Ma olen pettunud, kuid mitte üllatunud, nähes seda kiirust, millega tahetakse selle kuritegeliku režiimiga koostööd teha. Režiim on tapnud 10 000 omaenda kodanikke. Režiim toetab terrorismi Euroopa tänavatel, sealhulgas Rootsis. Režiim ähvardab ja šantažeerib Euroopa valitsusi pantvangide ja vägivallaga. Euroopa, millesse ma usun, peaks kaitsma inimõigusi, demokraatiat ja võrdsust. Tal on varasemates võitlustes väärikas ajalugu. Võideldes apartheidi vastu Lõuna-Aafrikas, toetades solidaarsuse liikumist Poolas ja nüüd toetades ukrainlasi nende võitluses suveräänsuse eest. Miks peaks Iraan siis olema erinev? Kas iraanlaste inimõigused on vähem tähtsad? Kas nende elu on vähem väärt? Võib-olla mõne jaoks, aga mitte meie jaoks. Kahjuks pole see midagi uut. Aastakümneid on Euroopa selle terroristliku režiimi suhtes lepitamispoliitikat ajanud ja tugevdanud. See poliitika on aidanud sellel režiimil ellu jääda ja oma enda rahvast tappa. Loodan, et Rootsi valitsus survestab Euroopa Liitu ja teisi riike toetama Iraani rahvast ja nende võitlust vabaduse eest. Mul on hea meel ja tunnen julgustust nähes, et nii paljud Riksdagi liikmed eri parteidest on täna siin, et kuulata Iraani rahva sõnumit. Oma kaasmaalaste nimel, keda liiga tihti vaigistatakse, tänan teid. Lugupeetud Riksdagi liikmed, see ei ole enam kauge geopoliitika küsimus. See on julgeoleku hädaolukord Rootsi pinnal. Rootsi julgeolekuteenistus CEPO koos Rootsi politseiametiga on kinnitanud, et Iraani Islamivabariik tegutseb Rootsis vahendajateks olevate kuritegelike võrgustike kaudu. Need ei ole ainult jälgimisoperatsioonid. Nad viivad läbi hirmutamis- ja vägivallaakte juudi kogukondade, Iraani dissidentide ja Rootsi kodanike vastu üldiselt. 3. märtsil käesoleval aastal, vahetult pärast selle tegelikku algust, andis CEPO seoses praeguse Lähis-Ida konfliktiga välja kiire avaliku hoiatuse ohutaseme tõusu kohta. See ei ole spekulatsioon, see on teie enda julgeolekuteenistuste avaldus. Ja just see teebki selle olukorra eriti õõnestavaks. Kriminaalsed võrgustikud, mida Teheran kasutab, ei kao missioonide vahel ära. Need on Rootsi ühiskonda sisse imbunud. Need on samad võrgustikud, mis on juba tuvastatud kui suur sisemine oht avalikule julgeolekule. Rootsi vastas otsustavalt. Te piirasite Iraani saatkonna töötajate viisasid. Te andsite Hamid Nouri kohtu alla inimsusvastastes kuritegudes universaalse jurisdiktsiooni alusel, luues ajaloolise pretsedendi. Aga see ei kestnud kaua. Rootsi saatis Nouri tagasi Teherani, kus tema mõrvaritest kaaslased võtsid ta vastu kui kangelast. Kui tema sai riigitelevisioonis oma kuritegudega hoobelda, siis doktor Ahmad Reza Jalili pidi jätkuvalt režiimi piinakambris kannatama. Ta viidi ära 10 aastat tagasi ja ta on siiani vangis. Sellised otsused julgustavad režiimi võtma veelgi rohkem pantvange, sooritama kuritegusid ja agressiivselt kogu maailmale vastu astuma. Prantsuse senaator ütles mulle mõned kuud tagasi. Meie valitsused on muutunud oma enda pantvangide pantvangideks. Aga valitsustel on endiselt täielik valik, kas sellele väljapressimisele järele anda või mitte. Václav Havel ütles kord, ainus tõeline turvalisus maailmas on turvalisus, mis põhineb tõel. Tegelikkus on see, et seni kuni see režiim jätkab võimul olemist, ei saa Rootsi ega vaba maailm kunagi täielikult turvalised olla. Miks Rootsi liitus NATOga?
Putini agressioonisõdade tõttu Ukraina vastu. See otsus oli õige ja vajalik. Ärgem unustagem, et Islamivabariik ei ole Venemaa sõja pealtvaataja. Teheran on andnud Moskvalle droone ja raketitehnoloogiat. Iraanis toodetud relvad on tabanud Ukraina linnu. Režiimi tehniline koostöö on toetanud Putini võimet pidada sõda demokraatliku naabri vastu. Nagu president Zelenski ja mina arutasime ja koos kinnitasime, Vene oht Euroopale ja Islamivabariigi oht Euroopale ei ole kaks eraldiseisvat probleemi. Need on üheainsa väljakutse kaks ilmingut. Nüüd on Rootsi kaasatud NATO kollektiivkaitsesse. Kuid kollektiivkaitse ei ole ainult sõjaline. See on poliitiline, majanduslik ja moraalne. See nõuab, et demokraatlikud riigid tunnistaksid ohte tervikuna ning tunnistaksid ka, et Islamivabariigi toetus Venemaa agressioonile on otsene julgeolekumure, mis see tegelikult on. Lubage mul nüüd rääkida mitte praegustest ohtudest, vaid tulevastest võimalustest. Rootsi ja Iraani suhted on sügavate juurtega. 20. sajandi esimestel aastakümnetel lõid Rootsi spetsialistid ja ettevõtted Iraaniga tugevad sidemed. Iraani tsivilisatsiooni 2500 aasta juubeli tähistamisel Persepolises esindas Rootsit tollane prints ja troonipärija Carl Gustav. Tema majesteet ja mina istusime kõrvuti ning rääkisime meie rahvaste ja riikide tulevikust. See tulevik, kus Iraan on demokraatlik, muudaks kogu piirkonna ja Euroopa julgeoleku arvestust. See lammutaks koheselt käsilaste võrgustikud, mis tegutsevad Rootsi pinnal. See lõpetaks pantvangide diplomaatia, mis on aastakümneid mürgitanud suhteid lääneriikidega. Toimuks koostöö luurevaldkonnas ja õigusriigi põhimõtete järgimisel. Ta lõpetaks oma toetuse Venemaa sõjamasinale. See tagaks Euroopa energiavajadused aastakümneteks. Ta tõuseks esile kui loomulik ja strateegiline partner, 90 miljoni eranikuga riik, millel on erakordne inimkapital ning rikas ja elav tsivilisatsioon. Ja soov end üles ehitada pärast aastakümneid kestnud halba haldamist. Rootsil on kõik põhjused olla osa sellest tulevikust. Rootsi tipptase infotehnoloogias ja digitaalses infrastruktuuris, Rootsi kaitsetööstus, Saabi maailmatasemel võimekus lennundus- ja kosmosevaldkonnas ning kaitses. Teie inseneripärand Volvo ja Scania kaudu, teie pühendumus kultuurile, teie täppistootmise ja tööstusinnovatsiooni traditsioonid. Kõik see on täpselt see, mida taastuv Iraan vajab. See ei ole hea tegevus. See on partnerlus võrdsete vahel, rahvaste vahel, kellel on täiendavad tugevused ja ühised huvid. Väärtused. Sellel ajaloolisel hetkel, mil iraanlased paluvad mul aidata juhtida demokraatlikku üleminekut, kinnitan taas oma elu jooksul võetud kohustust olla rahvast ühendav, erapooletu tegelane. Mitte võimu ihkaja, vaid pigem stabiilsuse, rahvusliku ühtsuse ja rahumeelse ülemineku soodustaja demokraatlikule valitsusele. Ma ei ole ainus, kes usub, et see on võimalik. Koos majandusteadlaste, õigusekspertide, julgeolekuspetsialistide ja Iraani kogu poliitilise spektri kodanikuühiskonna juhtidega oleme välja töötanud üksikasjalikud üleminekuraamistikud. Projekt Iraani õitseng, et tagada institutsionaalne järjepidevus ja ennetada ebastabiilsust. Ja võimaldada kiiret riiklikku taastumist pärast režiimi lõppu. On olemas plaan. On olemas tee. On olemas vastutustundlik alternatiiv. Isegi riigiaparaadi sees süvenevad lõhed.
Teated näitavad, et relvajõudude ja julgeolekuasutuste liikmed keelduvad üha enam täitmast korraldusi osaleda vägivallas tsiviilisikute vastu. Paljud on vaikselt näidanud, kus asub nende tõeline lojaalsus. Rahva poolel, mitte nende poolel, kes seda rõhuvad. Kui võimalus avaneb, olen kindel, et nad tegutsevad. Tõepoolest, ükski valitsus ei suuda püsima jääda, kui tema enda institutsioonid ei ole enam valmis repressioone jõustama. Me liigume sellele hetkele lähemale. Lubage mul lõpetada, lugupeetud Riksdagi liikmed, sellega, mida ma pean selle kõne kõige lihtsamaks ja olulisemaks tõeks. Iraani rahvas ei palu teil nende revolutsiooni eest võidelda. Nad juba riskivad oma eludega, tehes seda ise, julgusega, mis peaks meid kõiki alandlikuks tegema. Nad paluvad midagi palju tagasihoidlikumat. Ärge legitimeerige neid, kes neid rõhuvad. Ärge tugevdage neid, kes neid terroriseerivad. Kaitske neid, kes on teie juurde varjule tulnud ja valmistuge päevaks, mil Iraan on vaba. Ajaloo teatud hetkedel ei ole neutraalsus lihtsalt valik. See on otsus. Kui ettevaatlikkus ei ole enam arukas kaalutlus, on see kaasosalus. Kui ajalugu esitab vaikselt küsimuse ja ootab kohutava kannatlikkusega vastust. Churchill seisis selle hetkega silmitsi 1940 aastal. Václav Havel seisis sellega silmitsi 1989 aastal. Zelenskõi seisab sellega silmitsi täna. Ja omaenda julgel moel, isegi ilma lennukite, armeede ja igasuguse diplomaatilise puutumatuseta, seisab Iraani rahvas kogu selle rõhumisega silmitsi igal tänaval, igas vangikongis ja igas nimeta hauas. Iraani rahvas on juba vastanud. Nad on vastanud tänavatel ja oma vanglates. Nad on vastanud oma eludega. Nad valisid vabaduse. Ajalugu esitab nüüd demokraatlikule maailmale ühe põhimõttelise ja väga lihtsa küsimuse, mis on suunatud eriti Euroopa riikidele. Kas te seisate vabade rahvaste kõrval või eelistate leppida nendega, kes neid rõhuvad? Tulevased põlvkonnad ei loe teie avaldusi. Nad hindavad teie tegusid. Nad ei küsi, mida te ütlesite, vaid mida te tegite ja millest te keeldusite, kui see oli oluline. Ja lähitulevikus, ja ma ütlen seda mitte ainult tundena, vaid strateegilise veendumusena. Kui Iraan on lõpuks vaba, kui tema rahvas on taas maailma vabade rahvaste seas, kui nende lapsed pärivad terve riigi. Ilma hirmuta teame me kõik, et see oli tõepoolest see suur hetk. Kui ajalugu muutus, täpselt sel hetkel, kui üks suur rahvas keeldus põlvitamast. Hetkel, mil vabad rahvad otsustasid mitte kõrvale vaadata. Jäägu igaveseks meelde, et kui see ajalooline päev saabus, oli Rootsi täielikult valmis. Kui Iraani rahvas tõusis vabaduse nimel üles, oli Rootsi nende kõrval. Aitäh!